Mina olen Ave, olen optometristina töötanud 9 aastat. Ja mina olen Irina, ma olen ka optometrist ja olen töötanud optometristina 5 aastat. Optometrist on tervishoiu valdkonna spetsialist, kes tegeleb siis inimeste nägemise uurimisega ja põhilised tööülesanded ongi inimese nägemisteravuse kontrollimine, vajadusel prillide määramine, vajadusel kontaktläätsede määramine ja siis selliste üldiste silmauuringute teostamine. Prillipoe optometrist töötab siis tavaliselt kaubanduskeskuse tööaegadel, silmakliinikus siis 9–5. Tööpäev on kliente või patsiente täis üsna tihedalt. Meie kliinikus on siis silmauuringud ette nähtud tund ja 15 minutit. Lisaks on päeva jooksul mitmed järelkontrollid, selleks on siis 15 minutit määratud. Optometristid tihtipeale töötavad ka optikuna, et valmistavad prille ja nende tööpäev on siis selline, kus siis nad saavad vastavalt ise oma töömahule oma ajakava paika panna, on mingi teatud ports tellimusi, mis nad peavad lihtsalt ära tegema. Inimene, kes siis soovib optometristiks õppima minna, võiks kindlasti olla huvitatud reaalainetest. Ta võiks olla hästi empaatiavõimeline, hästi suhtlusaldis, sest tõesti suhtlust võõraste inimestega on selles ametis hästi palju. Ja kindlasti võiks ta osata ka erinevaid keeli või olla valmis selleks, et ta peab mingisuguseid uusi keeli omandama, sellepärast et tihtipeale satuvad meie töökeskkonda ka sellised inimesed, kes meiega emakeelt ei räägi. Optometristi töö iseloom on siis hästi liikuv töö, et kliendiga või patsiendiga siis tehakse erinevate masinate juures erinevaid mõõtmisi, on vaja proovida erinevaid klaase inimestele ette ja seetõttu sellist istumist optometristi ametis on pigem vähe, rohkem ongi selline hästi liikuv töö ja töökeskkond on siis ka hästi selline steriilne, et kuna inimeste silmadega on kokkupuude, siis on hästi selline hügieeninõuded on hästi olulised selles töös. Optometristi peamised töövahendid on siis prooviklaasid ja prooviraam ja nägemisteravuse tabel. Et tegelikult kui need on juba olemas, siis saab optometrist suure osa oma tööst ära tehtud. Aga paljudes prillipoodides on ikkagi tänapäeval juba ka palju uhkem aparatuur ja kui rääkida kliinikutest, siis näiteks KSA tegeleb laseroperatsioonidega ja seetõttu on meil väga palju erinevaid seadmeid, millega juba mõõta täpsemalt inimese sarvkesta, silmapõhja, rõhkusid, silmasseid, läätsesid ja kõike muud. Ja loomulikult meil on ka kõige uhkem laser. See on väga praktiline eriala, seega peaaegu pool õppest oli tegelikult meil praktika. Kas siis nägemise uurimine, kontaktläätsede sobitamine või ka optikuks õppimine. Ja kindlasti peab optometrist valdama ka inimese üldist anatoomiat, füsioloogiat, mikrobioloogiat, et siis nii nägemisest kui ka siis kogu silmast selline üldpilt ette saada ja inimest siis aidata paremini näha. Optometristi ameti juures on oluline ka täiendõpped loomulikult, et iga-aastaselt me läbime 2–3 erinevat koolitust. Lisaks täiendame ennast erinevate raamatute, artiklitega, et see kindlasti on amet, mis vajab sellist täiendõppet ja see ei ole nii, et sa õpid ameti selgeks ja siis terve aeg teed ühte ja sama kindlat asja. Meeskond ja meeskonna töö mängib tegelikult olulist rolli optometristi töös, sest me ikkagi konsulteerime omavahel erinevate patsientide probleemide või siis probleemi lahenduste osas, konsulteerime ka silmakirurgiga vajadusel, nii et selline meeskonnatöö on tegelikult oluline. Ja tihti on ka selliseid olukordasid, kus ei oskagi võib-olla kohe selle õige lahenduseni jõuda, et siis on väga hea, kui on olemas kolleegid, kellega saab konsulteerida ja nagu ka Ave mainis, siis tõepoolest ka silmakirurg on meil kliinikus alati kättesaadav, kellega me saame siis juba kindlamalt ja täpsemalt inimest diagnoosida.
hästi tore meie töö juures on see, et kui me oleme ühe inimese teinud õnnelikuks ja prillidest vabastanud, siis tihtipeale räägib ta sellest oma sõpradele ja oma perele ja tuleb lisaks veel mitu inimest, kellele me siis saame täpselt sama head kogemust pakkuda. Ja kui need kõik inimesed on siis õnnelikud ja saavad oma prillivaba elu nautida ja koos igasugu tegevusi teha, siis see on see, mis paneb tõesti silma särama. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.